mul on küsimus, kas sina oskad telefoniga rääkida? Ma räägiks, kuidas minul selle asjaga on. Nimelt, ma olen suure osa oma elust elanud Oskar Lutsu maja muuseumiga ühes majas. Pool sellest oli meie korter, pool muuseum, sest mu ema töötas seal juhatajana ka. Siis, kui ma olin väike, aeg-ajalt juhtus selline olukord, et ema oli kuhugi ära läinud korraks ja muuseumi telefonile helistati. Ja siis, kuna mina kartsin telefoniga rääkida, siis ma ei julgenud seda kõnet vastu võtta. Aga ükskord oli see probleem, et keegi helistas nii pikalt, lasi kogu aeg kutsuda sellele, lasi kutsuda. Lõpuks ma läksin lihtsalt endast välja ja ma võtsin selle telefonitoru, ütlesin talle, ole vait ja panin kiiresti ära. Ja pärast seda ta enam ei helistanud. Ütleme nii, et ma arenesin edasi, kui ma olin kaitseväes 2011 ja 2012 aastal. Sellepärast, et ma olin ümbritsetud siis inimestest, keda ma ise ei teadnud, olid minu jaoks võõrad ja mul ei olnud muud võimalust lähedaste ja perekonnaga kontakti hoida kui telefoni kaudu. Ja õhtuti oli eraldi selleks selline telefoni aeg ette nähtud, nii et sel ajal ma saingi hakata harjutama siis päriselt vestlemist telefoni abil, sellepärast enne oli olnud see, et kui keegi helistab või mina helistan talle, siis on vaja lihtsalt asjad aetud saada. Et piima tuua poest, okei, ja olgu, tšau. Kaitseväes ma päriselt esimest korda hakkasin kuulama, kuidas inimestel läheb ja ise jagama enda elu kohta sügavamal tasandil läbi telefoni. Ja miks ma sellest räägin? Praegu on sotsiaalne distantseerumine. Me ei tohi füüsiliselt oma lähedastega paljudel juhtudel koos olla ja sellepärast ongi siis kätte jõudnud minivlogide seeria, kuidas koroona ajal produktiivseks jääda, 3. osa ja seekord räägime sotsiaalsusest. Eelmisel aastal viidi läbi üks uuring, kus osales rohkem kui 2000 inimest, kes töötasid kodust. Ja nad ütlesid, et nende teine suurim väljakutse kodus töötades oli see, et nad tundsid ennast üksinda. Ja üksildus ei ole lihtsalt inimeseks olemise mõttes halb, sellepärast, et me ei ole loodud üksinda olema. Aga kui me räägime produktiivsusest, siis me teame, et ka produktiivsusele mõjub see lõpuks halvasti, kuigi võiks mõelda, et meil on aega rohkem. Kas teil on kunagi olnud niiviisi, et kui teil on terve päev mõeldud, te teete tööd, teete oma tavarutiine, siis te ei saa üldse oma töid nii hästi tehtud võrreldes sellega, kui teil on õhtul näiteks mingi sotsiaalne koosolemine sõpradega planeeritud, mingi õhtusöök näiteks. Minul on see kindlasti nii, sest et ma ootan juba seda, et ma saaks sõpradega aega veeta ja ma samas tean, et see tähendab, et mu aeg on piiratud ja ma keskendun paremini sellele tööle. Ma mõtlesin, et millised on meie suhtlustasandid. Tundus, et neid võiks jaotada 4. Chat, helistamine, videokõne ja näost näkku kohtumine. Ma usun, et paljud meist on harjunud igapäevaselt chattima, aga chattimise puhul, sõnumite saatmise puhul me ei näe inimese kehakeelt, me ei kuule tema hääle tooni ja see kommunikatsiooni tase on lihtsalt palju madalam. Helistamine on juba tase kõrgem, me kuuleme inimese häält, me saame temaga rääkida ja ma olen proovinud seda võimalust ära kasutada. Olen helistanud näiteks omale vanadele sõpradele, kellest pole võib-olla ammu kuulda olnud ja kuulnud, kuidas neil kriisiga toimetulek läheb ja üldse elus ja jaganud enda muresid ja rõõme. Ja helistamise puhul ma olen avastanud, et on hea, kui sul on mingi võib-olla kindel vihje sellele, et kuna seda võiks teha. Näiteks minu jaoks on see, kui ma autoga teen mingit natuke pikemat sõitu, kui ma lähen Saaraga vankriga sõitma, kui ma teen mingit aeglast sörkjooksu trenni mõttes. Need on ajad, kus ma saan rahulikult inimestega rääkida, kui neile see aeg ka sobib loomulikult ja see on päris mõnus. Ja tase 3, videokõne. Ja sa näed inimese pilti, kuuled tema häält ja ma arvan, et see toobki meid tänase suure idee juurde, virtuaalsed kohvipausid. Jah, sa kuulsid õigesti, see on tänane hea mõte ja see on see, mis mulle endale üliväga meeldib. Ma olen varem alati kohvipause teinud ja nüüd, kui aeg seda ei võimalda füüsiliselt, siis saab seda teha ikkagi videokõne vahendusena. Näiteks täna kell 2 on meil kokku lepitud kohvipaus minu vanematega. Aga me oleme teinud ka seda sõpradega, väiksemate ja suuremate puntidega. Väga hea võimalus. Ja siin on siis näha, kuidas kohvipaus võiks praktiliselt välja näha. Kõigepealt pane kakao valmima. Jah, sa kuulsid õigesti. Kui
kui sul on naine, siis ta võib teha hoopis kakaod. See ei pea olema alati kohv. Et asja muuta ägedamaks, siis meil on siin metsapähklid näiteks ja lisaks veel mõned ploomid, mis on üsna maitsvad. Naine võib ka teha muidugi kohutava õnnetuse, lõhkudes ära minu lemmiktassi. Okei. Tervist teile! Ei ole. No, tervist vanemad. Nii, ja siin on näha, kuidas kõigil on ilusti tassid olemas. Au, kakao on liiga kuum. Eks ta on üks priske laps. Oi, parem. Tegi rõõmus. Nii pikk tupp on ikka ees. Ja 4. tase näost näkku kohtumine. Seda me praegu kahjuks suurel määral teha ei saa ega ei tohiks. Aga ütleme, kui sa oled karantiinis koos oma perega, sa saad nendega aega veeta, mida paljud on ka sotsiaalmeedias ja mujal välja toonud, et tegelikult see on see, millest me kogu aeg rääkinud oleme, et miks mul ei ole aega perega. Nüüd siis on. Küsimus on selles, et kas me suudame ka sellest võtta selle kvaliteedi ja maksimaalse väärtuse välja ja keskenduda tõesti nendele inimestele, kes meiega koos on. Nii et kui sul on olemas selline beebi, siis on aeg temaga mürada. Ai, sõõru. Ai, sellega. Võib-olla sina oled ka seal praeguse epideemia ajal tundnud ennast üksildasena, aga ma loodan, et see video julgustas sind tegema konkreetseid plaane ja astuma ka samme selleks, et võiksid olla sel ajal sotsiaalne ja ka produktiivne. Tšau!